Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Savinõud. Peppa ja Priidik mängivad sebra Siiri pool. Väikesed Sille ja Salle teevad voolimissavist džunglit. Priidik voolis savist dinosauruse. Peppa ja Siiri mängivad nukupikniku. Tere, härra Pärdik. Kas te soovite tassikese teed? Pärdik ütleb jah. Aga võlusõna? See tähendab palun. Oi, aga meil ei ole teeserviisi. Võime selle voolimissavist ise välja voolida. Jaa! Priidik, palun, kas me võime voolimissavi võtta? Ei! Sille, Salle, meil oleks vaja oma tee joomiseks teeserviis voolida. Ei! Te võite meile abiks olla? Mina voolin teekannu. Ja mina tassid. Valmis. Nüüd saab härra Pärdik teed juua. Oi, see teekann on liiga pehme. Päris teekannud ei ole pehmed. Minu emme teeb päris kanne. Ta teeb savinõusid. Emme, palun aita meil teeserviisi teha. Teetassi teha kannuga, kuhu saab päris vett sisse valada. Olgu, tulge kaasa. See siin on proua Sebra savitöökoda. Hakkame siis teeserviisi tegema. Mis see on? Savinõusid tehakse ju savist. Aga see on ju sama pehme kui voolimissavigi. Peabki pehme olema, et seda saaks voolida. Pärast see muidugi pehmeks ei jää. Sebra emme voolib potikedral pisikese tassi. Palun väga, esimene tass. Tundub päris lihtne. Kas tahaksid proovida? Jaa, palun. Nii libe. Kõik läks nässu. Potikedral tassi voolimine pole üldse nii lihtne. Tassi voolimiseks on ka lihtsam moodus. Kõigepealt veeretame savitükist pika ussikese. See on ju vingerdav ussikene. Ma olen vingerdav ussike. Ma olen vingerdav ussike. On savist minu keha. Mida täna võiksin ma teha? Ma olen vingerdav ussike. Siis rullime ussikesest tassi. Natuke mühklik tass. Nüüd hakkan seda käte vahel siluma. Ja lisan sanga. Ongi tass. Nüüd on meil 2 tassi. Jaa, aga serviisi jaoks 2 ei piisa. Teeme igaüks 1 tassi. Dinosaur. Priidik tegi dinosauruse. Priidik teeb alati dinosaurusi. Oi, mis hirmuäratav dinosaurus. Nüüd paneme oma serviisi põletusahju. Elektrilises põletusahjus küpseb savi kivi kõvaks. Teeserviis peaks nüüd valmis olema. Nüüd värvime tassid üle. Lapsed maalivad tassid kenasti värviliseks. Ja teeserviis ongi valmis. Nüüd saame teejoomist mängida. Igaühe jaoks on oma tass olemas. Oi, me unustasime teekannu teha. Ma tean, Priidiku dinosaurus võib olla teekann. Jaa, täidame selle veega. See on maailma parim teeserviis. Igaüks teab, et parimates teeserviisides on alati üks dinosaurus. Teekann. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Võimlemistund. Täna läheb Peppa koos sõpradega võimlasse. Kontrollime järele, kas kõigil on võimlemise riided kaasas. Pedro on superkangelase kostüümis. Pedro, kus on sinu võimlemise riided? Kodus. Mina sain aru, et täna on maskeraad. Minu järel, lapsed. See siin on spordisaal, kus emmed ja issid käivad võimlemas ja toredasti aega veetmas. Kas kõigil on tore olla? Jaa, väga tore! Teie tänane võimlemisõpetaja on Jänese tatt. Kus ta siis on? Tere, lapsed! Kas olete võimlemistunniks valmis? Ja oleme. Kas meie peame koni tegema? Ei, see on ainult suurtele sportlastele nagu mina, mitte teiesugustele pisikestele maadeuurijatele. Me ei ole ju maadeuurijad. Mina teen teist maadeuurijad. Aga sina, sa näed välja nagu superkangelane. See on ainult mängult. Mängult just ongi tore. Nõndaks, teeme ennast soojaks. Jookske kõik koha peal. Ja vehkige kätega. Nüüd siruta ennast pikaks. Ja võbise nagu marmelaad. Ja puhka. Nüüd oleme ilusti soojad ja võime alustada. Alustada millega? Eks ikka teie seiklusega. Me teeme nüüd mängult, et see spordisaal on džungel. Ei näe üldse džungli moodi välja. Kus siis puud on? Te peate kõik ette kujutama puid, vihma, kärestikku, jõge, otse jalge all. Teie esimene seiklus on kõndida üle selle kitsa purde jõe kohal. Äkki tegu? Aga on öö ja on tuuline. Mida? Minul just nii oligi tol pimedal ja tormisel ööl. Ma olin seikluse retkel. Olete valmis? Ka praegu ju ei ole tuuline ja öö ka ei ole. No on, mängult on. Kõik on terve nahaga üle mängu jõe pääsenud. Hurraa! Tubli, mu väikesed maadeuurijad. Mis järgmiseks tuleb Jänese-taat? Teie järgmine seiklus on pääseda üle selle krokodille täis soo. Mina ei näe siin küll mitte ühtegi krokodilli. See on mängult. Näitame neile krokodillidele, kes siin boss on. Kaduge minema, tobedad krokodillid. Vaat, see on õige seikleja vaim. Kas teie ise olete kunagi krokodillisood ületanud? No kus siis teisiti? Kas te kartsite ka? Mitte nii palju kui nemad mind. Valmis? Ja ärge unustage Tarseni huiget. Kõik on terve nahaga üle krokodillisoo pääsenud. Tublid! Mis on meie järgmine seiklus? See on hobune. Suured sportlased hüppavad sellest niiviisi üle. Aga teie võite mängida, et see on dinosaurus ja vaikselt tema jalgade vahelt läbi pugeda. Kas teie ise olete ka dinosauruse jalgade vahelt läbi pugenud? Oo jaa, ühe korra kõndisin džunglis, kui korraga komistasin hiiglasuure dinosauruse otsa. Ja ongi kõik. Oletegi džunglist välja pääsenud. Kas oli ka tore, lapsed? Jaa, preilikasell. Nüüd on nad ehtsad väikesed maadeuurijad. Me kõndisime üle jõe ja pääsesime krokodilli parvest mööda ja pugesime dinosauruse jalgade vahelt läbi. Mulle meeldib võimlemistund koos Jänese-taadiga nii väga. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Notsu emme ja see on Notsu issi. Peppa. Põldmarja põõsas. Peppa on koos perega külas vanaemal ja vanaisal. Täna ma küpsetan õunapõldmarja purukooki. Teie vaprad maatõurijad peate mulle selleks õunu ja marju tooma. Just nii, Notsu vanama. Õunte jaoks on meil korvid. Ja põldmarjade jaoks ämbrid. Kõigepealt lihtsam osa. Õunad. Kõlab 3 minu suust, siis raputa puud. 1, 2, 3. Nüüd põldmarju korjama. Miks me ei võiks süüa lihtsalt õunapurukooki? Sest põldmarjad on ka maitsvad, Notsu vanaisa. Olgu siis, nüüd järgneb raskem osa. Vot see on juba üks mehine põldmarja põõsas. See põõsas on seisnud siin sellest ajast, kui mina olin veel väike põrsas. On üks igavene umbroi. Oleksin pidanud selle juba aastaid tagasi välja kaevama. Vanaisa, miks see sulle ei meeldi? Ta justkui vahiks mind nii ähvardaval ilmel. Rumal jutt, vanaisa, see on kõigest üks süütu põõsas. Pealegi täis imekenasid põldmarju. Priidik märkas eriti mahlaseid põldmarju. Ettevaatust, Priidik, jääd veel põõsasse kinni. Mul on eriline kepp kaasas, et kaugemad marjad kätte saada. Kaval, vanaisa! Aga kõige paremad marjad on ikka kõige kõrgemal. Selleks on minul redel kaasas. Ära ainult liiga kaugele küünita, Notsu emme. Ole mureta, olen selle põõsa otsa roninud juba päris põrsapõlvest peale. Ja aga sa pole enam pisike põrsas. Küll ma ise tean, mis ma teen. Aeg. Notsu emme kukkus põldmarja põõsasse. Emme, kas sa ikka välja saad? Ei saa, ma jään kinni. Sa jäid okkalisse hetki kinni nagu okasroosike. Mida? Elas kord muiste üks tütarlaps, keda hüüti okasroosikeseks. Ühel päeval uinus ta magama ning okkaline kibuvitsahekk tema ümber kasvas mühinal, sest ta magas 100 aastat. Väga kena lugu, Peppa. Sealt tuleb lambatal Leenu. Tere, Peppa! Tere, Leenu! Minu emme on põldmarjapõõsas kinni ja ta jääb sinna 100 aastaks. Nagu okasroosike. Ja lõpuks tuleb kaunis prints, kes teda suudleb ja ta ära päästab. Minu emmel on seiklus. Oleks minu emmel ka selliseid seiklusi. Kas keegi võiks ehk mõelda, kuidas mind siit välja aidata? Ole mureta, emme. 100 aasta pärast tuleb kaunis prints ja päästab su ära. Mina olengi see kaunis prints. Notsu vanaisa, kas ma tohin laenata sinu hekikääre? Aga palun, vapper söör, Notsu issi. Tehke ruumi. Sähv sulle, sa okkaline kibuvitsa hekk. Samu prints. Samu printsess. Te pidite ju sinna jääma 100 aastaks. Seal veedetud aeg oli niigi piisav, tänan väga. Emme on nüüd ise põldmarjapõõsas. Ja mina arvasin, et säärased asjad juhtuvad ainult minuga. Püsi paigal, kuni me su tühjaks korjame. Viime nüüd õunad ja marjad Notsu vanaema kätte. Vanaema! Emmel oli seiklus. Ja siis kukkus emme põõsasse. Ta nägi täitsa tobe välja ja muudkui hüüdis appi, aidake. Ja siis tuli issi ja päästis ta ära. Loo lõpp. Tänan, Peppa. Me oleme seda lugu nüüd juba piisavalt palju kuulnud. Aga see on ju lõbus. Ma ei taha enam elu sees ühtki põldmarja näha. Kas isegi mitte põldmarja õuna purukoogis? Keele viib alla. Notsu emmele maitseb põldmarja õuna purukook. Kõigile maitseb põldmarja õuna purukook. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Võimlemistund. Täna läheb Peppa koos sõpradega võimlasse. Kontrollime järele, kas kõigil on võimlemise riided kaasas. Pedro on superkangelase kostüümis. Pedro, kus on sinu võimlemise riided? Kodus. Mina sain aru, et täna maskeraad. Minu järel, lapsed. See siin on spordisaal, kus emmed ja issid käivad võimlemas ja toredasti aega veetmas. Kas kõigil on tore olla? Jaa, väga tore! Teie tänane võimlemisõpetaja on Jänese Tatt. Kus ta siis on? Tere, lapsed! Kas olete võimlemistunniks valmis? Ja oleme. Kas meie peame koni tegema? Ei, see on ainult suurtele sportlastele nagu mina, mitte teiesugustele pisikestele maadeuurijatele. Me ei ole ju maadeuurijad. Mina teen teist maadeuurijad. Aga sina, sa näed välja nagu superkangelane. See on ainult mängult. Mängult just ongi tore. Nõndaks, teeme ennast soojaks. Jookske kõik koha peal. Ja vehkige kätega. Nüüd siruta ennast pikaks. Ja võbise nagu marmelaad. Ja puhka. Nüüd oleme ilusti soojad ja võime alustada. Alustada millega? Eks ikka teie seiklusega. Me teeme nüüd mängult, et see spordisaal on džungel. Ei näe üldse džungli moodi välja. Kus siis puud on? Te peate kõik ette kujutama puid, vihma, kärestikku, jõge, otse jalge all. Teie esimene seiklus on kõndida üle selle kitsa purde jõe kohal. Äkki tegu? Aga on öö ja on tuuline. Mida? Minul just nii oligi tol pimedal ja tormisel ööl. Ma olin seikluse retkel. Olete valmis? Ka praegu ju ei ole tuuline ja öö ka ei ole. No on, mängult on. Kõik on terve nahaga üle mängu jõe pääsenud. Hurraa! Tubli, mu väikesed maadeuurijad. Mis järgmiseks tuleb, Jänese Taat? Teie järgmine seiklus on pääseda üle selle krokodille täis soo. Mina ei näe siin küll mitte ühtegi krokodilli. See on mängult. Näitame neile krokodillidele, kes siin boss on. Kaduge minema, tobedad krokodillid. Vaat, see on õige seikleja vaim. Kas teie ise olete kunagi krokodillisood ületanud? No kus siis teisiti? Kas te kartsite ka? Mitte nii palju kui nemad mind. Valmis? Ja ärge unustage Tarzani huiget. Kõik on terve nahaga üle krokodillisoo pääsenud. Tublid! Mis on meie järgmine seiklus? See on hobune. Suured sportlased hüppavad sellest niiviisi üle. Aga teie võite mängida, et see on dinosaurus ja vaikselt tema jalgade vahelt läbi pugeda. Kas teie ise olete ka dinosauruse jalgade vahelt läbi pugenud? Oo jaa, ühe korra kõndisin džunglis, kui korraga komistasin hiigla suure dinosauruse otsa. Ja ongi kõik, oletegi džunglist välja pääsenud. Kas oli ka tore, lapsed? Jaa, preilikasell. Nüüd on nad ehtsad väikesed maadeuurijad. Me kõndisime üle jõe ja pääsesime krokodilliparvest mööda ja pugesime dinosauruse jalgade vahelt läbi. Mulle meeldib võimlemistund koos Jänese Taadiga nii väga. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.